Tere! Olen Maris Romp-Fletcher. Olen enesearengu ja lähisuhete arengu teejuht, spirituaalne teejuht, valgustöötaja aastast 2012, kirjanik ja kirjastaja. Minu noorem poeg on oma nii-öelda fantaasialugudes, koomiksites tituleerinud mind ka kui life protector, army, eks ju. Et ma olen selline nagu elukaitsja. Ma ise veel täiendaksin seda, et kuna inimesed on ka osa loodusest ja nature ja life protector, eks ju, et siis kuna inimesed on ka osa loodusest, siis jah, ma tõepoolest olen selline nagu uue aja siis laste valgustöötajate kaitsja. Ja seda just läbi siis teadlikkuse loomise, mis toimub. Sest tegelikult see spirituaalne sõjapidamine nii-öelda valguse ja varju vahel on globaalne. Ja see on globaalne mitte ainult Eestis. Minult on seda väga palju küsitud selle kohta, kuna on märgatud mu videodes, et ma tõstatan seda teemat päris palju. Ja ma ütlen ka konkreetselt kohe alguses otse ära, et miks ma arvan, et mõni valgustöötaja ei pea sellele vastu, on sellepärast, see ongi see, et valgustöötaja ei ole ainult valgus. Valgustöötaja on tasakaalustanud endas valgused ja varjud, ta on teinud varjutööd, siis ta on küps edasi aitama ka teisi. Õpetama, edasi aitama ja ka kaitsma, et nii iseennast kui ka teisi. Et see puudujääk või nõrk koht võibki olla see, et sa ei ole teinud oma varjutööd. Siis võib juhtuda nii, et sul võib olla väga raske praegusel ajal. Aga selleks tulengi mina siia pulti, nii-öelda pulti, et sind valgustada teatud ohtudest ja võimalustest. Number 1 siis, kindlasti tee oma varjutööd. Iga valgustöötaja teab ka varjukülg, enda ja teiste varjukülgi. Ja siis ta on tervik. Siis ta on see nagu edasi liikuv kaarik, eks ju, siis ta on kaitstud Merkabaga, siis ta on maandatud, siis tal on tasakaal paigas. Ja selleks ma siis, minu ülesanne ongi seda jagada, seda infot, et sa saaksid ennast ja teisi oma lähedasi kaitsta läbi selle teadlikkuse. Et üks asi on, mis me silmaga näeme ja käega katsume, kuid väga suur osa või suur mõju on ka sellel, mida me silmaga ei näe, ehk energeetiline eetertasandil. Et kõik saab alguse ennem sealt ja siis liigub see füüsilisel tasandile. Seega on hea seda ennetada, teades, mis toimub energeetilisel tasandil. Ja paljud seda ei näe, ei oska vaadata veel, kuid ma näen, et inimkonnal see omadus areneb. Intuitsioon tugevneb siin veebala ajastul. Ja mina saan siis olla sulle selline nagu sõnumitooja, infoallikas, mis siis täpsemalt toimub. Sest ma arvan, et kui mina midagi jagan, siis inimene tunneb ise ära enda kehas, kas on tema jaoks, kas see resoneerub või mitte. Kui see resoneerub, siis tal on seda hetkel vaja, et see ei ole juhuslik, et ta siia sattus. Me ju kõik teame, isegi väga mõistuse inimesed saavad aru, et me elame nii energeetilises kui ka maises maailmas. Et ei ole see poolikaind, et me ei saa eirata mingeid asju, sest see on juba nii ilmselge globaalselt, eks ju, kuidas inimeste nii-öelda varjud või teemonid, mis ei ole neil tasakaalustatud, mis ei ole valguse kätte toodud, on neid ise ennast kontrollinud ja siis on nagu kurikarjas globaalselt, kui ma vaatan seda, eks ju, et see kõik tuleb valguse kätte nüüd sellel veevala ajastul. Ma loodan, et sa oled seda märganud ja mina olen ka üks infoallikas siis. Kui sa oled huvitatud, pane subscribe, tule järgi mu lehte, sest ma hakkan rohkem sellistel teemadel sõna võtma. Et sa saaksid ennast kaitsta, et ilusad, beautiful, inside out, beautiful ja tugevad, väekad valgustöötajad saaksid ka ennast paremini kaitsta läbi teadlikkusega ja luua rohkem seda, milleks nad on siia tulnud. Ja
Ma hakkangi kuskilt otsast pihta, et ma olen varemgi rääkinud, et emotsionaalne intelligentsus, emotsionaalne lähedus, emotsionaalne küpsus on pigem selle generatsiooni ampluaa. Eelnevad generatsioonid ei ole sellega nad ei teadnudki, mis see üldse on. Nad ei ole osanud sellega hakkama saada, neil on see puudujääk, neil on see defitsiit, neile seda ei antud ja nemad ei oska seda enda sees võib-olla luua. Mõnigi oskab, kui ta on enesearengu teekonnal. Aga need, kes on jäänud ohvrimeelsusesse kinni, siis nemad ongi jäänud sinna ebaküpsesse vanemlusse ja pretty much sellise nartsissistlikkusse, et laps peab hakkama nüüd siis vanemaks, sest neil on puudujääk olnud emotsionaalses läheduses, küpsuses ja siis pigem nemad võtavad, kuigi vanemad tavaliselt annavad oma lastele. Aga selle praeguse generatsiooni inimesed teavad täpselt, teadlikkus on tõusnud, intuitsioon on tõusnud, globaalsed energiat on tõusnud ja mõistmine sellest, areng on, evolutsioon on toimunud selles suunas, et on kasvanud emotsionaalne intelligentsus, teadlikkus, selgus, lähedus ja küpsus. Eks ju, et meie juba oleme hoopis teistmoodi mõistame oma lapsi, mitte ei püüa neid vanal viisil näha, vaid näeme uuel viisil, me oleme rohkem avatud meele ja südamega. Ja see on loomulik evolutsiooni käik. Varem olid ju sõjad ja siis ei olnudki aega sellisteks asjadeks. Täiesti see on lihtsalt evolutsiooniliselt niimoodi on välja kujunenud. Aga nüüd ongi nii, et väga suur osa eelnevatest generatsioonidest on pehmelt öeldes nartsissistlikud, selle külmad, sest neile ei antud seda armastust, soojus, universaalset armastust ja soojust nii palju võib-olla, sest kogu aur läks vanematel kuskile mujale. Ja siis nad võivad olla sellised tundekülmad, ükskõiksed, isekad, toksilised, draamakesksed, draama kolmnurkades kinni kuskil, ka armukolmnurkades kinni, ühesõnaga täiesti kaos, kui nii võtta. Kui süvitsi süüvida võib olla seal päris suur kaos. Ma räägin üldiselt kollektiivselt, on loomulikult ka mingi sektor, kes absoluutselt on ei ole seda masti. Aga ma räägin, et suur enamus siiski on. Kes seda masti ei ole, see on küll 10% maailmast, kes on seda suutnud vältida, sest neil on olnud kõik hästi. Et nende eelnevad põlved on kuidagi, aga sellist nagu ideaalset seda ei olegi nagu tegelikult ju olemas. Ja siis ongi see, et kuna see on selline kollektiivne laine olnud ja nüüd on see küpsus tekkinud, siis ongi tekkinud järeltulevatel põlvedel, siis ongi tekkinud selline nagu mitte lõhe, vaid on teatud tüüpi nüüd tekkinud, kes on puudutatud olnud nartsissistlikust vanemlusest või siis paarisuhtest või vanavanemlusest, sellisest ebaküpsest, kes rohkem võtab, mitte ei jaga armastust, vaid pigem ta leiab, et lapsed ja loomad on temale ressursiks. Mitte, et ta jagab seda, vaid ta võtab rohkem, kui ta annab. Tihti ka ebateadlikkusest, tihti ka automaatikast, ta ei tee seda teadlikult, kuid siiski see on tõsine oht, sellepärast, et see on loodusseaduse rikkumine. Jõgi voolab alati merre, mitte vastupidi, vastuvoolu, et see on tegelikult väga suur energeetiline tasakaalu rikkumine. Ja sellega seal armastus ei voola. Seega on hea sellest eraldada ennast ja siis see jõgi hakkab voolama merre, eks ju. Sest selline pull, see on nagu, on ju, saate aru, mis ma mõtlen, tamm või mingi vastuvoolu, see on nagu lõpetatud. Muide, see, mis ma täna räägin, on väga ka on suure mõjutusega sellel, mis see juulikuu täiskuu tuleb Kaljukitsest veevalajasse, Devilist tähe energiasse. Veevalaja ajastu energiat, suur laine hüpe on seal, kes on tundlikumad, nemad teavad, et sa siis tead ka.
ja kuna see on olnud nii, siis ongi meie uuem generatsioon on sellist tüüpi, kelle vanemad ja vanavanemad on olnud sellised isekad, ebaküpsed, võtjad, mõnikord jah, tõesti ka kas üks või mõlemad vanemad, üks või teine või mõlemad vanemad nartsissistlikud võtjad ja nad ei saa isegi aru sellest, sest neil on alati olnud ühtemoodi ja nemad on jätkanud seda. Aga loomulikult see ei ole jätkusuutlik, tahan ma öelda. Ja siis ongi, tänapäeva maailmas ongi 2 tüüpi empaatia tekkinud sellest. Sest vaata, seal ohver, agressor, päästja dünaamikas on niimoodi, et üle põlvkonna on nii, et kui näiteks eelmine on olnud agressor, süüdistaja, selline väga domineeriv, üledomineeriv, see ei tähenda ainult mingi füüsiline see, vaid lihtsalt pulli või üledomineeriv või isekas ja võtja lihtsalt. Siis järgmine põlvkond on ohver. Ehk ta liiga selline leinas, liiga puuduses, liiga sellises, siis järgmine võib olla jälle agressor, sest ta püüab liig kaitsta oma eelnevat põlvkonda ja niimoodi see käib üle ühe. Agressor, ohver on olnud. Kui sa vaatad seda mustrit ja sa näed. Ja siis see uus põlvkond võib olla nii, et ta nagu teatud mõttes see sektor inimesi võib jaguneda laias laastus 2. Sest nad on niivõrd tundnud seda defitsiiti emotsionaalse läheduse või emotsionaalse intelligentsuse osas, et neil on nagu niivõrd, iga inimene vajab seda kasvamiseks, õitsemiseks, heaoluks, külluseks, arenguks, terviseks, on ju, eduks. Iga inimene vajab ka seda emotsionaalset lähedust. See on seeme, mis hakkab idanema, muidu see on lihtsalt üks pimesi läbi elu automaatikas käilamine. Ja siis see praegune, ma räägin nii kiiresti, ma tean, aga see ongi kanaldusena tuleb ja I don't want to miss a thing, I wanna say it out. Ma ei taha midagi, et kaduma läheb. Ja siis ongi see, et ma loodan, pane paus vahepeal, võta mõtteainet, tule selle videoni tagasi pärast, kui liiga tempokas on lihtsalt, et see praegu niimoodi kujuneb lihtsalt, et aktsepteeri mind. ja siis see tänapäeva maailma need indiviidid siis on pruust natukene, on saanud hingele haiget, on võib-olla nende trauma, nende sisemine laps loomulikult on haavatud, hüljatus, mahajäetus, võib-olla ka mõnel alandus, kes seda teab. Ja rigiidsus, perfektsus peab olema, eks ju, igas asjas, et see on ebainimlik kõik. Ja see selles mõttes, et tropitool, ma tahan praegu öelda. Tropitool ja lihtsalt kuku inimlikkusesse tasakaalu, et see sisemine kriitika on lihtsalt nii suur. Ja siis ongi need, et on laias laastus 2 sorti, kelle vanemlus on siis olnud kas üks või teine või mõlemad. Nartsissistlikud on see loomulikult, see on mõjutanud praeguseid põlvkondi. Nemad peavad seda kas ümber muutma või siis mõni võib ka ümber muuta saab teadlikkusega, selgusega ja arenguga järjepideva pühendunud tööga. Meditatsioon igapäevane on väga tähtis siin, sellepärast et see on järjepidev mingi automaatika, süvenenud mustri lahti kerimine, aga see on võimalik, sest energia ei teki ega kao, vaid seda saab ümber muuta tegelikult. See on võimalik kõik. Varem on me ei ole isegi mõelnud, lihtsalt automaatikas on tehtud neid kui samu asju. Isegi nii, kui ei ole laps ja vanem koos elanud, siis geneetiliselt kuidagi see on nii automaatika, niikuinii nende mustrid korduvad, isegi kui nad ei tea teineteist, see on nii selline. Aga seda on teadlikkusega on võimalik muuta ja siis ongi laias laastus on praegu ühiskonnas sellised praegune generatsioon
Vaatama tassi. On aeg kirjutada uus lugu. Eks? On laias laastus siis läbi sellise eelnevate generatsioonide üldkollektiivse, globaalse, mitte Eesti-sisene ainult, globaalse. Ongi tekkinud sellised, et ühel pool on empaadid, kes teadlikkusega, selgusega, armastusega, kaastundega, usaldusega paremasse, usuga ja usu ja usaldusega paremasse muud kui järjepanu transformeerivad, muudad ümber, loovad uut peale, uut programmi. Hea, kui nad teevad ka varjutööd, sellega nad hoiavad seda kindlat rada ja iseennast ja teisi. On endaga head, loovad emotsionaalset lähedust, intelligentsust, küpsust, nullist, sest neil ei ole seda antud. Aga nad on kas loodusega, teejuhtidega, oma täheperekonnaga saanud ühendust, et selle jõu sealt saanud, sest nad on nullis siin maa peal, nad ei ole seda tegelikult võib-olla niivõrd külluslikult saanud. Või siis on niimoodi olnud, et üks vanem on olnud emotsionaalselt küps. See juba päästab maailma. Võib olla ka nii, et ei ole olnud mõlemad vanemad sellised, vaid on ju, et üks vanem või vanavanem. Ma tean, et näiteks mõnel on ka olnud vanaisa selline lihtsalt, kes on päästnud selle inimese, sest ta on õpetanud talle emotsionaalset küpsust, intelligentsust, südamlikkust ja nii edasi, et see on juba päästnud, see on juba edasi läinud, ta on juba kasvama pannud tema sees sellise idanema, sellise toreda asja. Mõnel on isa, mõnel on ema, mõnel on vanaema, eks ju. Et see on, ta on päästnud, ta on õnnistanud, see on õnnistus. Mõnel on lihtsalt täheperekond, aga mu mõte on see, et tänapäeval on kõik võimalused. Kõik, mis sind toetab, seda kanna endas edasi, mis sind on positiivselt toetab. Nii et ühel pool on siis empaat, ehk tõepoolest, kes on seda ise loonud või ta on märganud head kogu selles pimeduses, kogu selles kaoses siin elus maa peal. Ja ta loob, ta on ise valgus. Ta on valgustöötaja, ta on ise valgus, ta ise on see muutus siin elus, mida ta näha tahab. Ja siis teisel pool on dark empaat. Ja siin ei ole oluline, kas ta on musta peaga, valge peaga, tõmmu või valge nahaga või mustanahaline või kes ta on, see ei ole oma tähtsust siin, vaid see energia. Ehk siis tema energeetika on selline, et ka tema on õppinud kaastunnet, kuna ta on nii raskes environmentis keskkonnas kasvanud, siis ka tema teab, mis tähendab kaastunne, ka tema teab, mis tähendab selline. Aga ta on seda kasutanud kõike, ta kasutab seda ainult selleks, et manipuleerida. Ta kasutab seda ainult sest tema on saanud ka riivatud mingis osas, haiget, aga tema ei tervend, sellepärast ta tahab võtta ainult, ta võib anda kaastunnet, tekitada sellise usaldusväärse tunde, kuid tegelikult ta võtab suurema osa hiljem. Tema on see, kes pigem on selline kättemaksuline oma varasemate kogemuste tõttu, aga seda mitte ainult nendele, kes on talle teinud, vaid ka uutele inimestele. See on sellepärast nii, et ta enda sees ei ole tervendanud, kui empaat on tervendanud enda sees, teeb sisemise lapse tööd, on tervendanud mingeid läbi mõistmise kaastunde mingeid asju, kas või hinge tasandil. Isegi kui ta isegi kui mitte füüsilisel tasandil, siis hinge tasandil ta on teinud suurt, eeter tasandil on teinud suurt tööd. Mõnikord maiste inimestega ei saa kokkuleppele. Seega ta on võtnud ise vastutused enda eest, isiklik vastutust võtnud. Seega oma süsteemi, oma osa puhastada ära ja lõigata ära, mis teda ei toeta. Mis ei tule kaasa sellega, mis ainult tahab hoida traumas ja nii edasi. Ja see dark empaat, tema paistab soe ja hea, väga andev ja pealtnäha väga andevalguses ja nii edasi.
kuid nii, kui ta saab kätte sinu usalduse, sinu soojuse, sinu valguse, siis seda just ta tegelikult ihubki. Kas raha või siis sinu sisemist ressurssi, kas välimist ressurssi või sisemist ressurssi. Ta manipuleerib ka seksuaalenergiaga. Tahab näidata, on atraktiivne ja võib sulle peegeldada, et sina oled ja nii edasi. Aga ta on selline, kes tegelikult tal on sihtkindel, tema manipuleerib kõike seda. Et domineerida, mõnikord ka kätte maksta. Et tal on kohe korduv muster selline, et ta tekitab usalduse, soojuse, külluse, tunde, andev, kõik see nagu oleks parim sõber, nagu oleks igavesti tundnud. Kuid ta võib väga külmalt järsku kas noaga selga panna või siis distantseeruda pärast seda, kui ta on kas saanud midagi, mis ta sinult on tahtnud algselt, ehk sinu sisemist või välimist ressurssi. Sinu elujõudu, sinu soojus, sinu valgust või siis sinu raha, sinu vara. Ta manipuleerib, sest ta seest on tühi ja katki. Ta ei ole teinud sisemist tööd. Ta ei ole oma varjusi, oma traumasid või valu. Jah, ta nagu toimetab valu keha baasil ja ta kasvatab oma karma baasi ja oma valu keha baasi. Selle asemel, et see ära tervendada, võtta ise vastutus, ta tahab võtta lühiteid. Ta tahab, aga see kindlasti ei ole lühitee, seepärast, et ta tegelikult spirituaalselt ta kaevab endale suuremat auku sellega. Ta ei saa tasakaalusta, ta ei loo endale tarmat ehk külluse pangakontole küllust sellega. Isegi kui ta näiliselt arvab, et ta saab ajutiselt midagi, siis tegelikult ta seest on ikkagi tühi ja katki ja see voolab lihtsalt väga sama kiiresti ka välja ja see tegelikult ei toeta teda. High Priestess. Kui empaat on ülempreest rinna, kes on õigepidi, ehk ta on kõrgemate jõududega koostöös, siis dark empaat ehk tume empaat või kuidas öelda, veel tervenemata, valgustamata empaat on puuduses ja tema tegelikult opereerib tagurpidi ülempreest rinnana ehk devil. Ehk siis sex power, kättemaksud ja nii edasi. Ta tihti ka toimetab eelmise elu. Tema on kontaktis eelmiste eludega, aga ta nagu kuidagi ei taha neid karmasid tasakaalustada ja läbi rääkida ega koostööd teha ega mõista, vaid ta isegi kui ring on täis, ta alati alustab uut draamaringi, sest ta tegelikult on tal sõltuvus negatiivsusest, draamast ja nii edasi. Tal on üldse kaassõltuv kõigest, tal on palju sõltuvusi ja nii edasi. Muide, need kaardid, mis siin on, ma otsin kohe ka imeline laverskaart, mis mulle eriti meeldib, siin on see laverskaart. Ma nimelt müün oma kaarte sellepärast, et kui ma nüüd kolin, siis ma vaata Empress ehk keisrinna on siin imeline. Ja näitan seda lavers ka. Ma kolin ja ma müün oma kaarte, nii et kui siin huvitavad need kaardid, slaavikad sellised, valgus ja vari, täpselt võtsingi sellele teemale, eks ju. Vaata kui ilusad illustratsioonid. Ma müün ja kui sind huvitavad need, siis ma müün soodsalt oma neid kaarte. Näe, vaata, lavers on siin nagu imeline, nagu tavaliselt on lavers kas paar universumiga või siis hoopiski armukolmnurkaga, siin on nii kenasti nagu perekond lavers. Mulle meeldib see. Nii et ma õnnistan need kaardid sisse, et kui sa soovid, siis ühte või mitut kaardipakki, siis võta minuga ühendust. Siin all infos on kontakt. Osad on siin, need on näiteks üpriski uued. Siin teisigi on uusi peaaegu kasutamata, aga on ka kulunud neid, aga ma kõike õnnistan sisse. Ma ise endale jätan 1, maksimum 2 kaardipakki, sest lihtsalt ei mahu enam. Ja proovin võib-olla rohkem kanaldada. Kanaldada kuidagi viimasel ajal, ma olen mingil kanalduse lainel.
ja nüüd ongi see Dark Empath on eksinud, on ju, ta on kaotanud oma hinge, keegi on ta hingele väga obviously väga haiget teinud, et kui sa nüüd vaatadki seda Maleficent, eks ju, see film, pahatar või mis ta on see, vaata, tema ka alguses oli kõik nii tore ja kuskilt on see Dark Empath selle niisuguse nagu salakavaluse ju, see on kuskilt alguse saanud. Keegi nartsissist, keegi väga ebainimlik on talle liiga teinud. Ja siis tema selle asemel, et võtta vastutus ja tervendada enda sees mingi aeg täiskasvanuna näiteks, siis ta on kuidagi nagu läinud väga külmaks. Ja võib isegi öelda, et kaldub rohkem sinna nartsissismi poole tegelikult. Nartsissisti poole. Selle asemel, et see erinevus ongi nartsissisti Dark Empath ja empati vahel ongi see, et empaat on enda sees tasakaalustanud varjud ja valgused ja ta on valinud valguse. Ta on enda sees teinud sisetööd, võtnud vastutuse, et see muster edasi ei kanduks ja ta jagab seda ka teistele, ehk siis ta on see muutus siin elus. Ta on väga tugev, kuigi pealtnäha õrn, pehme, siis väga jõuline ja tugev ja väga süvatöötaja. Süvatöö on seal. Aga teda aitab edasi ainult siis, kui ta on teinud oma varjutöö. Sest nagu me oleme ka Eestimaal näinud, on selliseid empaatiaga rünnatakse, sest tahetakse nende valgust, nende küllust. Ja kui ta ei ole teadlik, kui ta laskub äärmustesse, siis ta võib tasakaalust välja minna. Aga kui ta tasakaalustab endas nii varjud kui ka valgused vihjeks läbi suguvõsa, igas suguvõsas on omad varjud ja valgused. Kui ta teeb seda, siis ta on kõigutamatu, siis on tema enesekindlus seest välja, mitte väljas sisse, mitte läbi teiste. Ja see Dark Empath ja nartsissistid on tegelikult nii, nende vägi tuleb sellest, et nad on agressorid, nad tegelikult või salakavalad, passiivagressiivsed või agressiivsed. Dark Empath on pigem selline passiivagressiivne. Nartsissist võib olla kas passiivagressiivne või agressiivne. Ehk siis salakavalus saadab neid ja nad võivad olla väga hea välimusega, väga sõbralikud, liialt isegi sõbralikud, liialt sellised alguses, aga nad tahavad võtta, nad tahavad vahetada niimoodi, et neile alati oleks küll rohkem. Nad loovad tegelikult alateadlikult endale selle kauku, sest igaüks vastutab põhjust-tagajärg, eks ju. Ja nad arvavad, et nad on õiglased, kui nad maksavad kätte kas eelmiste elude eest või selle elu eest, aga tegelikult nad loovad endale suuremat auku. Nad ei loo endale ega ühiskonda seda. Nad opereerivad valukeha baasil. Ja tegelikult on nad väga väetid, kui sa ei anna neile oma tähelepanu, oma ressurssi, lõigad ennast ära, teed oma asja üldse, sest nad tahavad tegelikult manipuleerida läbi sinu emotsionaalsuse. Nad tahavad hoida sind ka valus kinni, traumades, hirmudes, valus, emotsionaalses virvarris. Nad tahavad, et sa kasvataksid ka oma traumasid ja valukeha. Sellega vaata, see on nii toksiline, see traumapond on ju, aga see ongi see, et kuniks nad selle endast tervendavad. Ühesõnaga, nad saavad elujõudu sellest, kui nad saavad kõike kontrollida, domineerida, ühesõnaga manipuleerida, eks ju. Ja nad tahavad lõigata, lihtsalt võtta energeetiliselt või siis maiselt selle asemel, et ise et minna sinna pühendunud süvatöösse, mis loob tegelikult palju alalisemat küllust ja head karmat nii endale kui ka järeltulevatele põlvedele. Ja mu mõte, vaatan see Maleficent, eks ju, siis on vaata see üks film on see musta ja valge luigega. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga seal on, kus on tahtis võtta see Dark Empath, must luik siis tahtis võtta energeetilis, need on energiad, eks ju. Tahtis võtta selle valguse ja võttiski, eks ju, aga mu mõte on see, et kui sa oled valvas ja teadlik
ära ole uinumises, ära ole vana leinas, lapsepõlve leinas kuskil, tervenda need, sest just need on need punktid, tervenda need ja vabasta need, sest just need on need punktid, mis on temal ka ja ta tahab hoida sind selles kinni. Ära uimasta ennast mingite mõnuainetega, sõltuvustega, ole väga alert ja valvas hetkel, sest praegu on spirituaalne niimoodi sõjapidamine ja kogu maailm vajab, et sa oleksid oma valguses, oma teadlikkuses, oma selguses, oma konkreetsuses, oma peateel, oma North Node põhjanaela suunas, jagaksid teadlikuks, hoiaksid ennast ja teisi, aga eelkõige tõstaksid oma vibratsiooni ja sa saad tõsta vibratsiooni seda, kui sa tegeled nende asjadega, mis sulle rõõmu valmistavad, mis sind tervendavad, laevad, toidavad, mis asjad ja inimesed tegelikult ka, sa rohkem kuku oma tunnet tundmisse. Pigem ära ole nii naiivne, tule rohkem, ole natukene meditatiivselt, tule joonda ennast universumiga, algallikaga. Niimoodi sa kaitsed ennast, kui sa tervendad mingeid asju, mis sind võivad kaasa haarata kas mõnuainetesse või mingitesse draama suhetesse. See kõik on tegelikult nii-öelda mustade, tumedate jõudude eesmärk, et sa ei läheks oma elu peateel edasi. Mõtle kõik need asjad, kui sa tundsid oma elus tõeliselt õnnelikuna, külluslikuna ja kõik voolas, mida sa tegid ja kellega sa olid, tee rohkem seda, lõika kasva ennast ära, sa pead olema rohkem kardinaalsem, kaitsma ennast. Isegi kui see on keegi, kes on väga kaua sinuga olnud, kas pereliige või vana sõber, kui ta ikkagi hoiab sind, kasvatab sinu valu ja te toidate seda, kõike seda, siis kellele see tegelikult kasulik on, kui sa tegelikult sisimas tahaksid edasi liikuda päikese suunas, valguse suunas, oma elu, oma talentide, oskuste, tugevuste suunas, tee seda pigem. Tahab elu öelda, sest maailm vajab seda, veevala ajastu vajab seda ja kui iga indiviid seda teeb, siis see valgus kasvab, siis see energia kasvab, siis tasakaal kasvab. Ma ei ütlegi, et kogu aeg saab olema nii valgus kui vari, nii öö ja päev, nii kuu ja päike, nii aktiivsus, passiivsus, aga mu mõte on see, et on hea seda hoida alal. Praegu maailm vajab seda ja ma näen, et maailm tegelikult liigub tasakaalu suunas, ehk siis kõik niisugused teemonid, kas siis läbi teiste inimeste olukordade või nii, need tulevad juba päevavalgele, kui sa vaatad globaalseid uudiseid isegi. Et elu hoolitseb selle eest, et kuigi praegu tundub kõik kaos, siis tegelikult tagataustal ju toimub korrastamine, läbi valgustamine. Pimekohad, mingid keldrikakandite lood. Aga ära mine sellega liialt kaasa. Sina hoia oma energia, sina hoia oma heaolu energiat, tegele sellega, mis sind rõõmustab. Kuule seda, mis sind abistab, rõõmustab, see tekitab sulle kerguse, taipamise, vabanemise. Need inimesed ja nii edasi. Eralda ennast, lõika ära. Praegu on selline aeg lihtsalt, kus on seda vaja teha, et alustada uuesti. Et sa ei toidaks, et sa ei... Praegu on ka väga palju selliseid grupipullisid, grupiviisiliselt valgustöötajate kiusamisi, nii salaja kui ka avalikult. See ongi selleks, nad ongi saadetud selleks, et sinule väljakutset osutada, et kas sa oled piisavalt tugev, et käia oma rada. Ja minu sõnum sulle ongi see, et täiesti, sa ju tead, mis sulle toimib kõige paremini, et käia oma rada sellest kõigest hoolimata. See kõik sulle sinu tugevdamiseks, see on kõik sinu vähestamiseks. Pööra see kadedus enda väeks, enda külluseks. Võtta see vastu aga muuda see alkeemiliselt ümber, sest tegelikult see on selle eesmärk. Sa oled piisavalt tugev, et mitte alla anda selles. Nad tahavad, et sa kuuluksid sinna, aga sa ei kuulu sinna, sa ei ole kunagi kuulunud. Sa oled alati mõeldud edasi arenema, liikuma. Sa oled valgustöötaja, sa oled täht.
liigu sinna, kus on armastus, kus on õnn, rõõm, küllus. Kas sinu kui indiviidina või siis kellegiga koos midagi loomas, kas sina ja looming, sina ja loodus või siis mingi teatud oma väiksem ring. Praegu on see ääretult oluline. Spirituaalne hügieen nii-öelda. Et praegu koolis ka, kui sa oled valgustöötaja, mingid õpetajad võivad imelikult käituda. Nad ei saa hakkama sinu valgusega. See valgustab kõik nende eelmiste eludesse kinni jäänud kättemaksu mingi teemad, kas nartsissistid või taakemped, kõik valgustatakse välja läbi. Pane tähele, et aga süüdistatakse sind, et sina oled nendes esile toonud millegi. Aga see oli nende sees. See energia oli nende sees. Ja nad on klingi, nad on nagu sa oled nagu valgusmajakas ja nemad otsivad seda valgust. Ja siis ütlevad, nad on sinusse, kui sa ei oska ennast õieti kaitsta, nad on sinu küljes kinni ja siis ütlevad, et sina tegid nii ja nii ja nii, aga see oli selle omadus, sinu enda omadus. Sa olid minu küljes, see oli sinu enda omadus, sinu sümptom, sinu karma, sinu omadus, eks ju. Ja sa ei oska nagu üldse eneseanalüüsi teha. Et mingi aeg ta oli su küljes ja see omadus võis imbuda ka sinule, kui sa ei oska ennast kaitsta. Kuid sa tagastad selle. Nüüd, kui sa vaatad, tagastad selle ja mõtled, et mina olin mingi teatud periood, sest ma ei teadnud, et nad olid energiavampiirid, ma ei olnud sellest teadlik, ma mõtlesin, midagi on imelikku, aga ma ei olnud sellest teadlik. Aga nüüd, kui ma selle tagastan, ma mõtlen, issand, nad elavad iga päev non-stop like this. Nad ei viitsigi enda sees teha, wow! Et ma olen ikka täitsa õigel teel, et mina seda teen enda sees ja ma oskan nüüd paremini ennast kaitsta, sest nemad tulid mulle õpetama, et ma ennast paremini kaitseksin. Aga mõtlen, nad elavad selliste sümptomitega, omadustega ja karmaga ja suhtumisega igapäevaselt. Vau! Kuidas nad hakkama saavad? Vau! Nad on tupikus. Neil on palju sisetööd vaja teha ja see on juba nende business. Mind ei huvita. Mina liigun oma Põhjanaela suunas. Ja taakempet võib olla väga nunnu selline, ta võib nõuda kaastunnet ja ta võib anda kaastunnet, sest ta teab, mis tähendab valu, ta teab, mis tähendab hirmud, emotsioonid, haavatud sisemine laps, aga kuna ta ei ole endast tervendanud seda, siis sina seda korda teha ei saa, kui vaid tema ise. Taakempet on ka näiteks see, toon sulle näite, et ka Darth Vader kunagi ta oli üks nunnu väike poiss. Elu rusus teda poliitika või ma ei tea, mis ta oli seal. Ja vales seltskonnas ja nii edasi ja kes tema, kõik teavad, mis, nagu ta muutus, eks ju. Ja tegelikult ju see Luke Skywalker valgus, kes tasakaalustas endas nii valguse kui varju, suutis lõpus siiski temas mingi valguse seemne veel avada tegelikult ja lõpus, mul on natukene emotsionaalne. Et mu point ja seal Maleficentis ka tegelikult ta oli imeliste eesmärkiga tüdruk, keegi nartsissist kuritarvitas tema usaldust, võttis ja ta muutus ka siis selliseks nagu kättemaksuliseks selles mõttes, aga tema sisemine see vaba laps ei olnud kuhugi tegelikult kadunud ja siis see tüdruk, selle meesterahva tütar siis siiski tapped into her see tõeline olemus teatud mõttes ajaga ja kuigi see Maleficent ikkagi jäi selliseks, nagu ta on üldpildis, siis mingi bond seal tekkis, aga see võib tekkida, mu mõte ongi see, et võib tekkida empaadi ja taakempaadi vahel selline bond, aga empaat peab alati olema ettevaatlik, et ta ei hakkaks teda päästma, taakempati päästma, vaid inspireeriks ja jälgiks, kas taakempat teeb oma sisetööd lõpuks, võtab vastutuse.
kui mitte, siis ta võib olla nii, et võib solvuda ootamatult mingiste asjade peale, mis ei ole solmuvist väärt, mis on lihtsalt tema enda traumad ja oletused ja siis ta võib olla väga järsk teise suhtes, kes ei ole isegi talle midagi teinud, kui ta enda sees valu ei tervenda. Et mina soovitan, ja siin tuli tegelikult see Three of Cups. Mina soovitan, kui sa, vaata taakempet ja empaatia taakempet on näiteks nagu kaksikleegi, tegelikult siin on ka kaksikleegi potentsiaal tavaliselt, must ja valge hobu, eks ju. Neid ühendab selline on ju, ja see ongi see, et valu vastand on nauding ja tervenemine ja armastus ja kaastunne ja kui nad leiavad selle ühise selle ja jätkusuutlikult seda panustavad nii indiviidina iseendas kui ka selles liidus, siis on see võimalik. Kuid alati peab olema ettevaatlik, see karikate 3 mulle ütleb seda, et alati nagu ära kiirusta ja vaata, kui sa ütled mõnikord ei, et kuidas teine vastab sellele. Kas ta hakkab rage'ima või ta teeb eneseanalüüsi, taandub natuke, teeb eneseanalüüsi ja mõistab ja tuleb vabandab ja mingi alaline muutus toimub. Ma tean omast kogemusest, et on võimalik, et empaat muudab selle taakempati täiesti ümber. Nende ühenduslink on tõeline olemus, autentsus. Ja ka võib-olla sarnased mingeid lugusid, kuigi nad on nagu öö ja päev, aga see ongi see, et taakempet peab endaga väga palju tööd tegema, et ta oma valu edasi ei kanna empaadile, sest empaat teeb väga järjepanu endaga tööd ja tema ei taha, et tema rahu rikutakse niisama lihtsalt. Tema tahab, et ka teised, ta annab nagu õnge ja õngekonksu ja õpetab, kuidas kala püüda, et sa saaksid ise oma eluteel käia, aitab leinast välja tulla. Aga taakempet peab ise ka väga palju selleks tegema. Ja ta peab mõistma, taakempet ei ole lihtsalt oma varjutööd teinud lõpuni välja. Leinatööd, varjutööd, lapsepõlve mustritest välja tulemist. Ta on jäänud kinni ta opereerib oma varjus. Ehk kätemaksus, karma South Node, karma teed, et see on, kui alguses on niimoodi, et empaat läheb otse North Node, siis see taakempet tüüp läheb karma suunas, vanade eelmiste elude suunas ehk South Node, aga nende, kui on nagu kaksikleegi suhe, mis toimib, on nagu kaarik, mis on niimoodi, et elu juhib teid. Vabandust, ma ka helistan tagasi. Elu juhib teid, ehk siis see kuldne kaarik Merkaba on siis nagu kõrgem südamekeskus ja mõlemad on leidnud selle tõelise olemuse ja mitte ei taha kasvatada valukeha, vaid vabastada valukeha mingi ühine eesmärk ja nii edasi, sest nad on saanud aru sellest, nagu ma ütlesingi, et varjutöö on tegemata, empaat võib inspireerida seda, nagu ka nendes filmides on see toimunud. Ja päris elus see ei ole ainult filmilugu. Minu enda kogemus on, et mina olen suutnud taakempeti ümber muuta, aga ta ongi see, et kuna ta peab veel sellega tegema, see on elukestev töö, et ta ka nagu sa pead peegeldama pidevalt talle, mitte draamaga kaasa minema, mitte valuga, mitte kasvatama tema valu, vaid peegeldama talle pidevalt seda, et ta saaks ka õigele rajale, sest ta on tegelikult segaduses, kaoses, valukeha on tema nii suur ja ta pigem ja see on mattunud tema hinge jõu. Mõnikord on nii, et taakempet ongi oma hinge maha müünud. Taakempeti on ka palju. Mõni on ka selline, kes on lõpuni välja oma hinge maha müünud ja ta terve elu käibki seda teed, et manipuleerib ja maksab kätte ja ta ei tahagi alaliselt olla. Kuid on selliseid, kelles on veel valgus säilinud. Mu mõte on see, et sina ei pea kedagi päästma, vaid sina saad vastutada ainult enda eest.
ja usaldada, et tema teeb ka. Alati jälgi, usaldage, kontrolli on mu mõte. Et ainuke asi, mis Dark Empathit valgusesse toob, oma hingejõusse, oma elu peateele toob, ongi see, et ta hakkab tegelema enesearengu teega, spirituaalse teekonnaga, teeb varjutööd, tervendab oma haavad ja hakkab ausalt elama. Ja seda saab muuta ainult armastus, aga see ongi see, et hea, kui see sinna nagu kaassõltuvusse ei langeks, et selle kogu aeg peab jälgima paindlikult piire, avama küll südame, aga paindlikult ka piire hoidma. Et siis on selline nagu, see on võimalik, et keegi ei ole üdini halb ega keegi ei ole üdini hea. Nagu ma ütlesingi, ka empaadil on tehtud ju varjutöö, igas suguvuses on need, see, kes seda taipab ja märkab, see ei ole kontrollitud oma varjust, sest varjud tulevad nüüd pauhti üles, sest valgustöötajad, uue aja lapsed oma olemusega, oma kohal olemisega juba toovad teistes üles selle, mis veel tervendamist vajavad ja see on väga ebamugav, kui sa sellega juba aegsasti ise ei tegele. Et ma arvan, et väga palju infot siit sai teadlikkust, mida ära hoida, millele panustada ja millele mitte panustada. Mis on eesmärk, kõige suurem eesmärk on sina ise. Sina ja sinu enesearmastus ja väärtus, sinu elu peatee, ükskõik kas sa oled suhtes või ei ole suhtes, on hea, kui sul on kontakt universumiga, loodusega ja oma annetega, talentidega ja et sa panustad maailma, et sa kasvatad seda ringi teadlikkust nii-öelda. Aga hea, kui sa teed enne varjutöö ja et endal on see tasakaal, et siis on see küpsem, siis on see alalisem, siis igasugused rünnakud see ei tööta. Ja mis aitab rünnakute vastu on ka tõde ja sellepärast ma seda ka jagan. Tõde, nagu tegelikult on. Sest et siis manipulatsioon nagu kukub ära. Tekib tasakaal. Tõde ja seda emotsionaalselt küpsel viisil, mitte sõjakal viisil, nagu lihtsalt väljendada, nagu need asjad on. Ja tõde ka enda versiooni rääkimine või enda selles mõttes mitte lasta öelda, kes sa oled või mida sa teed või milline sa oled, vaid see teine inimene on see. Vaid rääkida, oot, praegu eraldame selle sinu osa sulle tagasi ja ma räägin, kuidas mina seda asja näen ja mis on minu kogemus senini olnud. Et see oli sinu jagamine, aga ma toon tasakaaluks ka selle, mis on minu jagamine. Et väga tähtis on see, et sa jääd, empaat ei ole keegi virvarr, ta ikkagi, kui ta on tasakaalustanud omas enda teinud sisetööd, käib enesearengu teekonnal, on heas kontaktis iseenda ja oma väega, siis ta ei anna seda ära lihtsalt niisama kergesti, ta näeb läbi need mustrid. Ja see oli minu sõnum, ma pean nüüd tagasi helistama ja kui see sulle andis panuseks midagi, siis pane like, kui sa soovid sellel teemal lähemalt rääkida, tule minu vastuvõtule. Ma teen vastuvõtte hetkel mobiilselt ja interneti teel. Aga senini on näidanud, et selles vahet pole, et energia niikuinii räägib intensiivselt, et nagu ma ütlesingi, ma olen valgustöötaja ja ma kaitsen uue lapsi ja valgustöötajaid läbi teadlikkuse, läbi kogemuste, läbi oma spirituaalse kanalduse ja mõistmise, meediumi annete ja nii edasi. Te olete tugevad, strength, te olete tugevad. Et teil on nii täheperekonna kui ka oma kauge suguvõsaliini kaitse. Star, täheperekonna kontakt. Ma usun, et ma sain päris palju kaetud. Kindlasti ma räägin sellel teemal veel, kui ma näen, et see teile korda läheb, kui see on teile abiks olnud, teile või teie lähedastele abiks olnud, et paremini kaitsta, et paremini mõista. Ei anna oma väge ära, maailm vajab teid ja teie valgust. Ei usu udujutte, teiste inimeste enda mingeid teemasid, selged piirid seal, ei lase endaga manipuleerida ja nii edasi.
ja tegelikult empaat ongi nagu teatud mõttes ta mõistab seda dark empathy ka sellepärast, et ta on teinud endas varjutöö ja ta saab aru, et ta on eksinud. Ta on valele, ta on eksinud, ta on armastuse defitsiidis, just nagu tema oli, aga ta ei, vaata, mõni empaat ruttab kohe päästma. See ei ole hea. Sa võid muidu, see ei ole hea, sest kui sa seda teed, siis ta läheb mugavaks. Sul on vaja teatud mõttes natukene inspireerida, motiveerida, aga lasta ka teatud mõttes on elutervega olla piirid, selged piirid, et ta ikkagi ise, las ta näitab ise, milleks ta panustab ja nii edasi. Aga ole ettevaatlik sellepärast, et ta valukeha on üpriski suur ja ta tihtilugu ei ole meelestatud, häälestatud, ta arvab, et kõik teised on süüdi. Ta ei ole meelestatud, häälestatud, et ise vaadata, kuidas see olukord on tekkinud, et vabastada ka eelmiste elude mustrid, et nad ei tassiks neid kaasas ja valukeha on väga suur, lihtsalt karjuvalt suur ja ta arvab, kogu maailm võlgneb talle, aga ettevaatus sellega, et ära usu seda, et igaüks ikkagi ja see, mis juhtus lapsepõlves, oli meie vanemate vastutus, meie vanavanemate vastutus, kuid nüüd täiskasvanu on see meie isiklik vastutus. Siinkohal ma tahaks soovitada ka oma raamatut Vabastavate lausete kogumik, mis võib aidata sul väga paljust, kas sa oled dark empaat või empaat, aitab sul väga paljudest asjadest, koormatest, vanast kraamist, mis sind ei toeta, vaid kasvatab sinu valukeha, vabaneda. Seda saab Eestimaa poodidest hetkel, varsti tellin ka ise juurde. Kuid seal on vabastavad laused, mis aitavad sul siis vabastada ka kodustes tingimustes, reisil olles, kodus olles, kuidas iganes isiklikult. Aga hetkel ma pean lõpetama ja tagasi helistama. Loodan, et kui see sulle panustas, pane like, siis ma tean, need teemad on olulised, ma jätkan nendel teemadel ja hästi, kõike head.